tere, mina olen parun Taruk, sõpradele punane saatan. Hetkel elan Euroopa Liidus ja mul läheb siin hästi, tänan küsimast. Tänase saate külaline on tuntud Kartellerakonna esinumber Kaela Kajas, kellele kõik Eesti pensionärid kavatsevad oma hääle anda, sest nad kuulasid 40 aastat tagasi Nemo turniiri. Juhei! Kestvad ovatsioonid. Tere Kaila, kes saabus äsja poodiga otse Brüsselist. Meie televaatajad tahavad teada, kuidas sa nii targaks said. Oh heldeke! Ma kuulasin lapsepõlves raadiost väga palju Nemo turniiri. Televaatajad tahaksid veel teada, kuidas sinust sai internets. Oh heldeke! Ära ütle internet. Sellel on paha maik juures. Ütle parem globalist või liberaal. Veel parem ütle liberast, see on naelapea vihta. Ahah, no kuidas sinust sai liberast? Ma kuulasin lapsepõlves väga palju Nemo turniiri. Lugupeetud härra proua, see tähendab isik Taruk. Sa vist ei ole kõige teravam pliiats. Selle saab errori toimetuses. Kuule, selle jutu peale tekkis mul nüüd isiklik küsimus, millel ei ole reaalsusega mitte mingit pistmist. Kuidas nii kõverad sääred nii sirgetesse sukkadesse lähevad? Kes on ju? Appi! Ilmselt on teatud isikud mind pannud nimekirja. Järgmisena küüditatakse mind Siberisse ja keelatakse kollase värvi kandmine. Üldse ja siis ka ei tohi enam kanda või? Aitäh, Kaila! Hiljati saime meedia vahendusel teada, et massiimmigratsiooni pole olemas ning jutt terrorismist ja pagulastest on see, mida Venemaa õhutab. Kuidas selgitaksid seda? Oh heldeke, see on väga lihtne. Palun vaata siia. Mida sa näed? No, vanad eestlased kasutasid selle kohta nimetust orava perse. Ei ole orava perse. Et ei ole perse? Mis see siis on? Meil Reformierakonnas on see koht, mille kohta natsid kasutavad sõna perse. Hoopis koht, kus selg läheb üle tagajalgadeks. Oh heldeke! See ongi tõestus sellest, et perset ei ole olemas. Meie hääletajad, kellest enamus elab Viimsis, saavad sellest kindlasti aru. Et ei ole Eestis mingit massiimmigratsiooni olemas, saad aru? Perset ei ole, massiimmigratsiooni ka ei ole. Perse on sotsiaalne konstruktsioon, see on olemas ainult mõne sallimatu isiku peas. Ja noh, mõnikord lendab siin-seal keegi või miskit õhku. Kuid seda tuleks näha positiivses võtmes. See on täiesti normaalne. Mina ei soovita küll mitte midagi ette võtta, et seda vältida, sest saate aru, seda ei ole perse näitevaral olemas. Ei ole perset, ei ole probleemi, eriti kui me sellest ei räägi. Sellepärast me tahamegi kõigil suu kinni panna. Aitäh Kaila Kajasele! Tundub, et meie agenda edeneb plaanipäraselt.
Meie tänane saatekülaline oli kõige karvasemate säärtega orav Toompeal ja Brüsselis. Ja kui sinu töökaaslane, sõber, tuttav või ema, isa või sind ennast sinu arvamuse või mõtete pärast vangi viiakse või vangi pannakse, siis sina mõtle ikka positiivselt. Küll meie juba teame, mis sulle parim on. Elagu Euroopa!